Tere! Kaamera ees on Monika Helme, Riigikogu saadik EKRE fraktsioonist, kaugelt maalt päikeselisest Usbekistanist. Mida te seal Usbekistanis tegite? Ja mina olin Usbekistanis siis Riigikogu IPU delegatsiooni koosseisus ja Riigikogu IPU delegatsioon on siis selline delegatsioon, kus me saame siis 2 korda aastas kokku ja see kokkusaamine hõlmab, seekord oli meil rohkem kui 2000 inimest, aga on ikkagi tuhandeid inimesi üle terve maailma ja kõikide parlamentide delegatsioonid siis tulevad 2 korda aastas kokku ja seekord me olime siis, nagu sa ütlesid, päikeselises Usbekistanis, Taškendis oli siis IPU 150. istungjärk. Ja mida seal istungjärgul räägiti? Oli see sisuline ja tõsine üritus? See on läinud seoses nende globaalsete igasuguste kriiside ja globaalsete muutumistega on läinud päris sisuliseks ja seda näitab kas või see, et kui vanasti oli ta nagu selline, kus oli üsna lihtne vastu võtta neid nii-öelda lõppdeklaratsioone, et lepiti kokku ja üldiselt need sõnastused olid kõik sellised sustainable development ja women's rights, ühesõnaga climate change ja kõik need sellised globaalsed sellised teemad ja märksõnad ja siis nüüd peale seda, kui siis Ukrainas puhkes täiemahuline sõda, peale seda on siis läinud meil huvitavaks ja ütleme siis niimoodi, et sellised pooltevalimised ja kõikvõimalike konfliktide ja teemade laua peale toomine on aktiviseerunud ja see lõpptulemus on siis selles mõttes muutunud, et kui varem võeti need resolutsioonid ilusti kenasti vastu, siis nüüd me oleme juba mitmendat korda olukorras, kus see on väga keeruline hääletussüsteem, poolt vastu, erapooletud liidetakse, lahutatakse ja siis veel see häälteenamus, mis peab olema, et me juba mitmendat korda ei võtnudki lõppdeklaratsiooni vastu, sest et ühesõnaga globaalselt ei jõutud, kõik hoiavad mingite omadest teemadest kinni, ei ole nõus, et nende oma jäetakse ja teiste oma vastu võetakse, nii et ka seekord me ei võtnud ühtegi lõppdeklaratsiooni vastu. Mida halba, vähemalt ei ole sealt tulemas, aga see riik on ju selline kahtlase kuulsusega ja kas ta ei ole mitte meie välisministeeriumi seal eriti ohtlike riikide nimekirjas, kuidas seal olukord on? Eriti ohtlike nimekirjas, ma ei tea, mis tasandid seal nimekirjadel on, aga neil on üks punane nimekiri tõepoolest, et see riik, Usbekistan on siis seal jätkuvalt punaste riikide nimekirjas. Ma kaldun arvama, et see on võib-olla sellepärast, et ikkagi me oleme tulnud ju kõik sealt Nõukogude Liidust ja endiselt Nõukogude Liidu vabariigid on rohkemal või vähemal määral olnud siin nende vahepealsete aastate jooksul siis Venemaaga seotud ja eriti praeguses olukorras see on, ütled ainult sõna Venemaa, kõik läheb nii allergiliseks, et 2 meie delegatsiooni saadikud koalitsioonist otsustasidki, vähemalt üks otsustas siis üldse mitte tulla, ütles kohe, et kuna riik on punases, siis tema ei tule. Siis teisel koalitsiooni saadikul, Eesti 200 liikmel oli siis olulised hääletused, nemad on siis praegu peavad kõik rivis olema, et saada oma mingid asjad läbi, aga tema ei tulnud, nii et siis delegatsiooni koosseisus sõitsimegi ja tegime seda tööd, see on tõepoolest töö, Riigikogu suur saal on hääletanud selle delegatsiooni koosseisu, et tegid seda tööd siis opositsioonisaadikud, mina ja siis sotsiaaldemokraatide erakonnast siis Helmen Kütt. Et meie olime seal kohal ja ma võin küll nüüd öelda, et ma olen käinud paljudes riikides, eks ole, Aafrikas, Aasias, Euroopas, et turvalisemat riiki ei ole mina näinud. Võib-olla Šveitsis, eks ole, kus meil on peakorter see välja arvatud, aga puhas, turvaline, odav, kohutavalt külavislahke, 300 päeva aastas paistab päike, kõik, mis selle päikesega kasvab, kõik on hästi palju, kõik on kohutavalt maitsev, et mina tõsiselt soovitan, et Eesti kodanikele on siis 30 päeva viisa vaba Usbekistanis
Usbekistani reisimine, otselennud lähevad Riiast ja seal on kõik olemas, ta on nii nüüdisaegne, nii tänapäevane, kiirrongid, turismi atraktsioonid, ma räägin puhtus, korralikust toit, kõik on odav, et ma tõesti soovitan sinna reisida ja ise oma silmaga ära kaeda, et see, mis meile on me oleme nagu harjunud uskuma, mida meil on nagu räägitud, et mingil hetkel see tõesti tõenäoliselt oligi tõsi, et endistest liiduvabariikidest meil olla nagu kõige paremini läinud, aga seal olles ma korduvalt ja korduvalt ikkagi pidin nagu mõtlema, et huvitav, et kus kohal sellega võrreldes, mis nagu seal on, see Eesti edulugu siis nagu on. Me oleme ikkagi kuulnud, et see vähemasti oli selline jumalast maha jäetud maanurk, õnnetu, vaene, tühi liiv ja igav väli ja vastupidi. Et milles on see nende edulugu siis, et kust sinna on saanud need paleed ja rongid kõik? Jaa, eks see on, nad on seda teadlikult, eriti viimastel aastatel on väga teadlikult see on teadlik poliitika tagajärg. Et eks neil natukene ole neid maavarasid muidugi, millega nad siis, elekter on neil odav, eks ole, sest et nad ütlesid, et nad teevad siis, neil on tõesti, päikesepaneelid on neil üleval, sest 300 päeva aastas paistab päike ja neil maa seest enda tuleb gaas, nii et sellega nad siis stabiliseerivad seda ebastabiilset päikeseenergiat või elektrit, nii et neil on, nad on väga kenasti osanud selle enda kasuks tööle panna. Ja sealt edasi, ühesõnaga maavarad, paljudel riikidel on maavarad, eks ole, aga riigid on ikka vaesed, eks ole, midagi seal ei sünni. Et seal on just nad väga-väga tugevalt on panustanud sellele, et oma nagu riigi sellist heaolu üles ehitada, oma inimeste heaolu üles ehitada. Nad on nende, rahvaarv on nüüd kasvanud, neil on mõne viimase aastaga sündinud juurde 1 miljon beebit, nad on selle üle väga uhked, sest nad ütlesid korduvalt, et sisetarbimine on üks asi, mis hoiab meie riiki rikkana, mis hoiab meie riiki nagu püsti, mis on meie nagu julgeolekugarantii ja kõik oma inimesed. Ja neil on kõik võimalikud toetused, neil on lastele on, kui laps sünnib, eks ole, siis neil on lastetoetused ja neil on peretoetused, võid ju arvata, eks ole, et neil ei ole ju probleem, eks ole, aga sellest hoolimata. Ja mis neil on veel, et me oleme nagu harjunud mõtlema, et nad on moslemimaa, jah, nad on moslemimaa, aga nad ütlesid, et nad ei ole ju islamiriik, nad on parlamentaarne riik, neil on kahekojaline parlament ja näiteks, kui see on mingi näitaja, eks ole, tegelikult ju võiks Euroopa mõistes, see võiks olla näitaja, neil on 40% parlamendi liikmetest on naised, siis nad näiteks kõrgkoolides, nad maksavad kinni tütarlaste õppimist, soodustavad tüdrukute õppimist ja haridusteed juba väga varakult ja nad maksavad kinni kuni magistrikraadini naiste ülikooli õppe näiteks. Siis, kui naised saavad lapsed, saavad nad lastetoetusi ja siis, kui nad tahavad pärast minna tööle, ma ütlesin neile ka, et te peate nagu väga mõtlema selle peale, et need naised ei jääks koju, me oleme sellele mõelnud. Et me igati toetame nende tööle asumist, me igati toetame nende edasist haridusteed ja seda oli ka näha, et naisi, sa näed nagu igal pool ja naised on igal pool tegevad, täpselt nii nagu meie ühiskonnas, eks ole, et nad on tööl, nad on ühiskondlikus elus ja ütleme, et eks igas riigis kindlasti on probleeme, aga kui sa seal nagu ringi liigud ja vaatad, siis inimesed on rahul, inimesed on nagu õnnelikud, ümberringi on puhas korras, mis sa hing võid veel tahta? Meie ju tahame siit endale oskustööjõudu Kesk-Aasiast, et kuidas seda kommenteerite, et nüüd olete lähedalt näinud, et mis oskustööjõud see on ja kui hea meelega ta siia tuleb? No oleneb siis, mida me siis oskustööjõu all silmas peame, et ikkagi Usbekistan on siiamaani suures osas, nad ütlesid ka, et see on nende sisetarbimise seisukohalt oluline, nad ka väga palju ekspordivad, nad on jätkuvalt agraarmaa, põllumajandusmaa, aga nad on moderniseeritud, me sõitsime ju Taškendist siis kiirrongiga Samarkandi ja oli võimalik ju näha ka seda, mismoodi, muidu sa võidki arvata, et seal Taškendis on ilus, eks ole, Samarkandis on ilus, aga sa näed, eks ole, kuidas tavalised inimesed elavad ja tõesti väga palju on siis ütleme, haritud maad, väga palju on viljapoedasid, väga palju on siis neid kasvuhoonealasid, väga palju on siis nagu, ühesõnaga nad tegelevad põllumajandusega ja neil on ka juba, oli ka näha sellist nii-öelda
põllulinnasid, eks ole, et noh, ongi kusagile kerkinud täiesti tänapäevased majad, noh, nii nagu meil on siin Peetri külas või et noh, neil on see absoluutselt kõik olemas ja oskustööjõud, noh, ja ütleme, sellist lihtsat oskustööjõudu kindlasti sealt nagu saab, aga nagu ma neile ütlesin, et nad on ju lätlastega tegelikult sõlminud mingisugust lepinguid ja Läti juba kasutab seda nii-öelda ehituslikku oskustööjõudu ja noh, ütleme, ma ütleks, ütleme ikkagi seda lihtsamat oskustööjõudu. Ja kui me tagasi tulime lennukiga, siis ma läksin Istanbuli kaudu, aga tagasi tulin Riia kaudu ja ütleme siis niimoodi, et see lennuk oli põhimõtteliselt nende Kalevipoegasid täis, et 3 esimest rida olid siis nii-öelda valged inimesed, kus oli siis Läti delegatsioon ja meie delegatsioon seal ees ja kogu ülejäänud lennukuni taha välja olid kõik need usbeki mehed, kes tulid, mitte ühtegi naist ei olnud, ainult mehed tulid, kõik nad istusid seal reas, nad tuli näha, eks ole, et neil olid suured kotid kaasas, täpselt nagu eestlased käisid ju kunagi Soomes, et nemad käivad nüüd Lätis, aga noh, seda ma ütlesin seal koha peal ka, et arvestage sellega, et noh, see palk ja see kõik võib tunduda teile oluline, mida teie inimesed saavad. Et nad toovad selle loomulikult teie rahvamajandusse ja kõik, aga arvestage sellega, et miks teil on võimalus sinna tulla, sellepärast, et meil on olukord, kus meie energiahinnad on kalliks aetud, eks, ettevõtjatel on kõige põhilisem sisend, kõik sisendid on kallid ja siis ainukene, kus sa saad nagu üldse, sa ei lähe pankrotti, sa saad oma mingit tegevust jätkata, on siis see odav tööjõud. Kohalikud, eks ole, nii Lätis kui Eestis ei tule enam neid töid tegema ja siis ongi leitud, et noh, toome teie juures sisse, aga arvestage sellega, et te toote, et see on orja tööjõud, mida kasutatakse ja meie inimesed peavad ju siis oma kodumaalt ära minema. Et see on tegelikult globaalses suures pildis vaadates ei ole see õige. Et noh, seda juttu ma sain neile seal rääkida, aga mis puutub seda, nagu ütlevad, talentide sellist riigist välja liikumist, siis seda nad tegelikult piiravad, sest nad annavad inimestele väga lahkelt ülikooliharidust, targad inimesed saavad seal ikkagi targaks, nad harivad neid ja neil on endal nii suur rahvamajanduslik vajadus, et tegelikult neid talente nad ei taha ära anda ja nad kontrollivad nii sisserännet, neil on omad põhjused seal, regionaalsed põhjused ja nad kontrollivad tegelikult ka väljarännet. Nii et see on, nad ikkagi käituvad riigina ja ma nagu mõtlen ka seda, et Läti praegu on selle sammu astunud. Ma ei tea, mismoodi nad reguleerivad seda siis siseriiklikult niimoodi, et kuidas neil on, see on teine riik, eks ole, ma ei tea, kuidas Läti seadusandlus on, aga kui nad näiteks meil tahavad teha seda niimoodi, et nad saavad tulla siia tööle, nad saavad siia järgi tuua perekonnad, nad hakkavad neid siin põlistama, siis see on absoluutselt väär. Ja ma ütlesin neile ka, mille peale nad nagu hästi ära ehmatasid, oli see, et nad on moslemimaa, eks ole, ma ütlesin, et arvestage sellega, et kui näiteks Eesti teeb sellise, hakkab seda nagu reguleerima niimoodi, et teie inimesed võivad tulla meile tööle, aga nad võivad ka teie nagu perekonnad järgi tuua, siis nad peavad meil minema, lapsed lähevad meil kooli ja teie lapsed hakkavad õppima meie koolides, meie õpikutest. Esiteks peavad nad õppima eesti keeles ja teiseks nad peavad õppima seda, et meil on 20 sugu. Mitte 2. Siis nad olid umbes juba niimoodi, et mis mõttes, nad ei suutnud uskuda, ma ütlesin, et ei, see on tõsi, et meie haridusminister ütles, et meil on teaduslik konsensus, et meil on 20 ja rohkem sugu ja seda teaduslikku konsensust kool on kohustatud lastele siis õpetama. Ja see tegi neid väga nagu murelikuks, nii et ma arvan, et ma loodan, et ma sain nagu mingisuguse sellise ideepojakese seal maha, äkki nad ikkagi ei mängi seda mängu meiega kaasa, et saavad oma inimesi kusagile, ma ei tea, islami eelposti rajama või ega siis need mõtted käivad ju tegelikult kõikidel kaasas. Aga riigina on nad, see on tegelikult imetlusväärne, mida nad on suutnud suhteliselt lühikese ajaga ikkagi korda saata, tõepoolest. Et pigem me peaksime saatma oma inimesi sinna õppima, kuidas riigi asju korraldada, mitte tooma lihtsalt töölisi sealt siia. Jah, meil on üldse kõik palju keerulisem, et eks me rääkisime kogu sellest temaatikast ka. Meil oli niimoodi, et meil oli 2 inimest koha pealt, kes olid siis nii-öelda meie delegatsiooniga tegelesid. Üks oli siis parlamendisaadik, üks noormees ja teine oli siis üks üliõpilane ja see parlamendisaadik on ise õppinud Lätis.
ülikooli lõpetanud ja noh, ta nagu Euroopas, põhimõtteliselt ta teab Euroopa eluolust ja kõigest, et noh, temaga oli nagu selles mõttes hea rääkida, et kui sa ütled, et Euroopa regulatsioonid, noh, ta teadis, millest me nagu räägime, et noh, ega me tegelikult, isegi kui me näeme seal, et seal tehakse mingeid asju nagu riiklikult õigesti, kuidas me peaksime riigina käituma, mida tegema, siis nemad on suveräänne riik, aga me ei ole, kahjuks ei ole, sest et noh, me oleme seotud Euroopa Liidu seadusandlusega, Euroopa Liidu regulatsioonidega, käskude, keeldudega, kõigega, et me isegi ei saaks paljusid asju teha võib-olla noh, nii-öelda kas või nagu noh, mõistuspärase ülevõtmise korras. Lihtsalt ei ole võimalik, sest Euroopa Liit ei luba. Ja siis nad ütlesidki mingil hetkel, me rääkisime, et miks te selle Euroopa Liidus olete? et no jah, eks ole, see on nüüd hea küsimus, aga et noh, see on see olukord, mis meil on, aga nüüd võrdluse koha pealt, et loomulikult ma ütlesin ka neile, et ma olen oma riigi väga suur patrioot ja ütlesin ka, et noh, et te võite ju tahta, et teie inimesed tulevad meile, aga paraku teid on 37 miljonit ja meid on eestlasi on alla 1 miljoni, et noh, mina ei ole sellega nõus, et teie inimesed tulevad, meil te ei märkagi, kui teilt inimesed ära tulevad, noh, mingi kogus, aga meie rahvusriik on sellega väga suures ohus. Et noh, selliseid jutte me seal ajasime ja noh, selles mõttes see ongi nagu see koht, kus sa saadki noh, oma asja rääkida, saad nagu aru, mis teises riigis sünnib ja noh, see maailmapilt selles mõttes avardub ja ikkagi ma ütleksin, et kui sa tuled siia Eestisse tagasi, ma olen selle üle väga kurb ja ma peaksin noh, võib-olla kiitma oma riiki, aga kui ma vaatan seda, mis seal on see tohutu areng, eks ole, siis ma mõtlen meil noh, need kiirrongid ja kõik, eks ole, et Lelle-Pärnu raudtee lõik pandi kinni, Haapsalu raudteelt võeti raha ära, automaksu neil ei ole, kütus maksab 50 senti, uued autod maksavad, väiksed autod, no oma autotööstus muuses, jah, uued autod maksavad 7000 eurot ja elektriautod maksavad korralikud elektriautod maksavad siis 23 000 eurot uued, eks ole, mis tehasest välja tulevad. Et noh, see pulss, mis nagu seal riigis on, võrreldes nagu sellega, mis meil on, et noh, need ei saagi võrrelda. Ja kus see Eesti edulugu on, nagu ma ütlesin, et noh, tõesti aru enam ei saa. Väga põhjalik ja ilus ülevaade. Tahate midagi lõpetuseks lisada? Noh, seda, et noh, inimesed, kui ma olen seda nagu rääkinud, et siis inimesed ütlevad, no jaa, et aga vaata, et mida nad seal, noh, just nagu tööjõust ja palkadest ja kõik, et noh, vaata, mida nad seal teenivad ja kõik, eks ole, et jah, ega nende palgatase, nende hinnatase on hästi maas, meil on seal väga odav käia ja toimetada, aga noh, neile maksavad asjad täpselt nii palju, kuidas nemad palka saavad, eks, et aga noh, teisest küljest jällegi, noh, ma küsisin seal ka, kuidagi tuli sellest meditsiinisüsteemist juttu ja siis nad küsisid, et kuidas teil see on, et neil on ikkagi see polikliinikute süsteem, iga inimene, kes jääb haigeks, tal on midagi viga, ta läheb oma polikliinikusse, saab kohe arsti juurde, tema failid on seal kõik olemas, eks ole, kohe antakse talle arst ja küsisin, et noh, et aga arsti palgad, eks ole, noh, meil on see perearstisüsteem, aga neil nüüd polikliiniku arst saab, ütleme seal mingi 500 eurot, aga see on nagu baas ja siis nemad teevad ju koduvisiite. Ja koduvisiitidest saab ta lisa, nii et noh, ta võib teenida nagu sealt veel rohkem ja seal paljude muude asjade pealt ka veel ja näiteks kirurg, kes siis opereerib seal on kindlaks määratud tunnid, sa ei tohi rohkem opereerida, eks ju, ja kui ta need kindlaks määratud tunnid täis opereerib, see on päris korralik töö ja selle eest ta võib teenida kuni 5000 eurot, nii et noh, ega meil on enam-vähem samamoodi. Aga nemad saavad sellega peaaegu auto osta, meie arstid vist ei saa uut autot. No päris uut ei saa, jah. aga selles mõttes, noh, ega siin ei saagi päriselt nagu niimoodi võrrelda, et eks neil see varanduslik kihistumine, aga kus seda ei oleks tegelikult, eks ju, ja eks neil ole ka natukene see, kus ma ütlen, see võimaluste maa, või neil on see hierarhiline ühiskond ja ikkagi see, noh, paistab selle kulla ja karra ja marmori ja selle vahelt loomulikult välja, et noh, näiteks kas või nende rongipiletitega oli niimoodi, et need olid kõik välja müüdud, aga kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Nii et meil aeti need rongipiletid välja, seal Samarkandis me ära käisime. Võt. Kena. Suur tänu. Tundub, et oli väga, väga mõistlik reis.
ja noh, ma ütlen veel kord, et kõigil, kellel on võimalus, turismifirmad viivad meil sinna, aga on võimalik ka täitsa omal käel minna, kõik on turvaline, neil on isegi selline asi olemas nagu, noh, seda vajadust enam ei ole, sest tegelikult ongi kõik turvaline, aga kuskil 5 aastat tagasi nad panid isegi sellise asja käima nagu turistipolitsei, ehk et kui sa tuled turistina riiki, sul on mingi probleem, lühinumber, sa helistad ja kohe politsei sõidab sulle appi. Noh, see oli algul, aga praegu on need lihtsalt need suured sildid on igal pool väljas, aga enam vaja ei lähe, sest et tõesti on turvaline.